Mis on populism? Palju lihtsam on öelda seda, mida populism ei ole. Populism ei ole lihtsalt populaarsete, kui muidu probleemsete poliitiliste otsuste tegemine. Näiteks poliitikud, kes lubavad kiiret pensionitõusu või tasuta ühistransporti, ei ole veel populistid. Küll on aga populist see, kes lubab riigi rahvale tagasi anda. Populismi peamiseks tunnuseks on kujutelm, et ühiskonnas on kaks üksteisele vastanduvat ühtset rühma. Rahvas ja eliit. Kusjuures rahvas peaks justkui demokraatia tingimustes valitsema, kuid korrupeerunud eliit on talt võimu käest võtnud. Populistide eesmärgiks ongi võim rahvale tagasi anda. Ja oma sõnul esindavadki nad poliitikas seda ehtsat rahva häält. Kas populism on demokraatia ohtlik? Demokraatia jaoks on populist nagu kahe teraga mõõk. Ühelt poolt on ta ülivajalik, kuid suurtes kogustes lausa surmav. Populismi täielik puudumine on kahtlemata demokraatia jaoks probleemiks, sest kui demokraatia on rahva võim ja poliitikud enam üldse rahvast ei räägi ja muutuvad tuimadeks Excel-inimesteks, siis paratamatult järgneb sellele varem või hiljem plahvatus. Teisalt on aga populism ise demokraatliku usalduskrediiti õõnestav üritus, sest võimule saades muutuvad populistid ise selleks samaks eliidiks ja establishmentiks, mille vastu nad just võitlesid. Nii polegi populism tegelikult jätkusuutlik strateegia, sest demokraatia hädade ravimise ja rahva õnnelikuks tegemise asemel toppis hävitab usku demokraatiasse ja rahvas saab taaskord petetud.